Nii, aga kuivõrd me oleme tulnud libedarajale, siis võiks rääkida ka külglibisemisest. Millest ta tekib ja kuidas teda vältida? Oleme pannud maha ühe lihtsa harjutuse, millest võib külglibisemine tekkida ja kas ta tekib, lähme istume autosse, vaatame, mis saab. Nii, selle põdrapõike me saime sooritatud. Mida see meile nüüd siin külglibisemise kohta siis täpsemalt ütleb? Harjutus on siin liberajal üles ehitatud selleks, et tekikski külglibisemine. Sa pidid harjutuse ajal keerama rooli järsku ja rohkem, kui seda tavaolukorras on vaja. Kasutasime seda ära, et näidata inimeste tüüpilisi eksimusi, näiteks möödasõidule minnes, möödasõidult naastes, et rooliga tuleb käituda sujuvalt ja rooli järsult pöörata ei ole vaja. Järsk rooli pööramine, liigne rooli pööramine tekitab külglibisemise ja see on üks peamisi põhjuseid, miks tegelikult külglibisemine tekib. Aga nüüd samas meil see katse läks ikkagi üpris draamavabalt ja selle külglibisemisega otseselt maadelda väga ei tulnud. Tõsi, uus kaasaegne auto, elektroonilised abivahendid, väga head rehvid ja see aitas selle kiiruse juures meid sellest külglibisemisest välja tulla. Kindlasti tundsid seda, kuidas need elektroonilised seadmed ragistasid siin auto erinevate rataste all ja aitasid sul auto kontrolli alla saada. Kui kiirus oleks olnud, aga maanteekiirus, siis ei oleks pruukinud ka nendest abivahenditest enam abi olla. Ja mis nüüd saaks, kui need elektroonilised abid niimoodi ei sekkuks? Ma teen ettepaneku, et lähme proovime sõidukiga, kus me saame need elektroonilised abid täielikult välja lülitada ja vaatame, mis juhtub. Saabib. Veli, nüüd oled sõitnud 2 erineva sõidukiga. Ühel olid elektroonilised abimehed peal ja teisel sõidukil lülitasime need välja. Milline oli tunne juhina sõidukite roolis? No nüüd nendel teistel läbisõitudel pidi rooliga ikkagi palju kiiremini ja täpsemalt tööd tegema, esiteks loomulikult. Ja teiseks oli see, et väga väike kiiruse vahe seda harjutust läbi sõites tegi selle väga palju lihtsamaks. Et 45 km tunnis ma pidin palju vähem rapsima kui 50 näiteks. Aga nüüd me muidugi tegelesime siin külglibisemisega. Mis oht on meil veel? Sa tõid välja väga hea ohu ja see oht on kiirus. Kiiruse vähendamine aga tingib selle, et sõiduk ei satu nii kergelt külglibisemisse. Lisaks külglibisemisele võib sõidukil tekkida ka esiosa libisemine ja kiirusele ja gaasipedaalile vastand on piduripedaal. Ka sellega tuleks libedates teeoludes käituda väga vaoshoitult. Tõsi, ohuolukorras tuleb teda kasutada tugevalt, aga kuidas seda täpselt teha, millises olukorras seda teha, seda ei ole meil mõtet jutuga rääkida, vaid seda peab igaüks tulema ise proovima ja seeläbi saama selle kogemuse ja õpetuse. Ja lõppkokkuvõttes vaatamata sellele, et ma teadsin seda kõike, mida tegema peaks, kaotasin ma ikka sõiduki üle kontrolli ja tegin ka mõne piruetti. No tõsi ta on, et ega ainult teooriaga ei saa me asju selgeks, et peame seda ka ise proovima. Ja selleks on loodud turvalised võimalused ja sõidukijuhid vastu talve võiksid seda kõik proovida ja kogeda ise, siis on kindlasti liiklus turvalisem.